Uskumatu. Vaata seda sidrunipuud. Pane tähele, kui palju vilju sellel puul on. Ja mis kõige parem, see ei ole juhus. Täna õpetan sulle 3 väga vähe tuntud meetodit, mida kasutan viljapuude õitsemise stimuleerimiseks ja selleks, et puud oleksid palju rohkem vilju täis. Need on väga lihtsad tehnikad, mida igaüks saab kodus teha. Ja kuigi neist peaaegu ei räägita, on neid kasutatud juba väga pikka aega. Nii et läheme otse esimese juurde. Seda esimest meetodit tuntakse kui vale pookimist ja kui sa saad aru, kuidas see töötab, olen kindel, et proovid seda mõnel oma puul. Parim on see, et selle tegemiseks kulub vaevu minut ja sul on vaja ainult nuga, natuke aaloed ja riideriba, mitte midagi muud. Kõigepealt valime oksa. Selles näites teen seda selle puu peal. Pane tähele, sellel puul pole seda tehnikat tegelikult vaja, sest see on juba vilju täis. Ma teen seda lihtsalt selleks, et sulle näidata, kuidas see käib. Nüüd võtame markeri ja märgime ala, kus hakkame tröötama. Joonistame U-tähe kujulise märgi, nii lihtne see ondi. Kui märk on tehtud, võtame hästi terava noa ja lõikame täpselt selle joone järgi. Just nii. Nüüd võtame ettevaatlikult aaloe lehe ja lõikame sellest ühe paraja suurusega tükki, mis oleks täpselt piisavalt suur, et sellega täielikult kinni katta kogu see lõigatud ala. Kui tükk on lõigatud, lõikame selle pikuti pooleks, et kogu viljaliha oleks nähtaval. Ja nüüd asetame selle lihtsalt otse lõike peale, mille just tegime. Lõpuks kinnitame selle riideriba või mõne muu käepärase materjaliga, et see püsiks paar päeva korralikult paigal. See hoiab kogu selle ala ideaalselt niisutatuna, kuni haav paraneb, soodustades lõike head taastumist. Ja nüüd sa ilmselt mõtled, miks see meetod toimib. Väga lihtne, mida me just tegime, oli tekitada oksale väike, täielikult kontrollitud vigastus. See väike vigastus paneb puu aktiveerima oma loomulikud kaitsemehhanismid ja suunama osa oma energiast sellesse piirkonda. Selle tulemusena stimuleeritakse õitsemist ja hiljem on meil palju suurem võimalus saada hea saak. Tegelikult ei ole see idee uus. On olemas ka teisi tehnikaid, mis taotlevad täpselt sama eesmärki nagu naela või kruvitehnika või isegi teatud tüüpi pügamine. Kõigil neil on üks ühine joon. Need kutsuvad esile puu vastuse, et soodustada õitsemist. Aga siin on üks väga oluline detail. Seda meetodit tuleb teha umbes 6 aega enne puu õitsemist. Miks? Sest kui me teeme seda liiga vara, võime stimuleerida õitsemist valel ajal ja need õied kukuvad enne õiget aega maha. Nii et kui tahad parimat tulemust, tee seda siis, kui puu juba valmistub õitsema hakkama. Ja nüüd läheme teise meetodi juurde, mis on veelgi lihtsam ja isiklikult üks mu lemmikutest. Seda teist meetodit tuntakse kui toigast. See on väga lihtne tehnika. Selle tegemine võtab vaid minuti ja eesmärk on täpselt sama, mis eelmisel. Stimuleerida õitsemist, et saada palju viljakamaid puid. Kõigepealt valime ühe oksa. Nüüd võtame 2 väikest puutükki. Asetame ühe oksa ülemisele poolele ja teise alumisele poolele nii, et oks jääb täpselt nende 2 vahele. Kui need on paigas, võtame traadiupi ja hakkame seda oksa ümber keerama. Tasa pingutame. Pole vaja liigset jõudu kasutada. Lihtsalt pingutame nii palju, et mõlemad puutükid oleksid korralikult kinni ja avaldaksid oksale kerget survet. Ja ongi valmis. Nagu näed, on see väga lihtne meetod ja selle tegemiseks kulub vaevu minut. Aga miks see töötab? Väga lihtne. Ka siin püüame tekitada väikese, täielikult kontrollitud vigastuse. Erinevus seisneb selles, et siin me ei tee lõiget. Selle asemel avaldame oksale kerget survet, et osaliselt piirata mahla liikumist. Ja ma tahan seda rõhutada, ei ole tegemist oksa kägistamisega. Me ei taha täielikult mahlavoolu katkestada. Ainus, mida me tahame, on tekitada väike stress, mis paneb puu oma loomulikud kaitsemehhanismid tööle ja soodustab õitsemist. On üks väga oluline detail. Seda rihma ei tohi jätta oksale igaveseks.
Kui puu on reageerinud, õitsenud ja viljad hakkavad moodustuma, eemaldame lihtsalt traadi ning laseme oksal täiesti normaalselt edasi areneda. Pea meeles, et need meetodid ei ole mõeldud jääma püsivalt kasutuse. Need on väikesed stiimulid, abivahendid, mis aitavad puul õigel hetkel ärgata. Ja kui puu on oma töö ära teinud, võtame need ära, sest neid pole enam vaja. Nagu ka eelmist meetodit, tasub seda tehnikat rakendada umbes 6 aega enne õitsemist. Ja nüüd liigume 3. meetodi juurde. Isiklikult arvan, et see on neist 3 kõige ületavan. See meetod on tõenäoliselt kõigist kõige vanem. See on väga lihtne tehnika, kuid samas üks neist, mis õigesti tehes annab tavaliselt kõige paremaid tulemusi. Ja nagu 2 eelmise meetodi puhul on ka siin eesmärgiks stimuleerida õitsemist, et saada palju viljakamaid puid. Kõigepealt valime välja ühe oksa. Selles näites kasutan seda oksa, aga võid seda teha ükskõik millise tugeva ja täiesti terve oksa peal. Nüüd võtame hästi terava noa ja ainus, mida teeme, on üks lõige, mitte midagi muud. Pane hästi tähele, kuidas ma seda teen. Ja ongi valmis. Nüüd teeme täpselt sama, mis esimeses meetodis. Võtame aloe lehe ja lõikame sellest tükki, mis oleks piisavalt suur, et katta kogu haav. Seejärel asetame selle otse lõike peale ja kinnitame riideribaga, et see püsiks mõned päevad selle koha peal. Nii hoiame kogu haava korralikult niisutatuna, kuni see paraneb. Aga miks see meetod toimib? Sest nagu ka 2 eelmise puhul, püüame me tekitada väikese, täielikult kontrollitud kahjustuse. See väike kahjustus paneb puu käivitama oma füsioloogilise vastuse ja soodustab õitsemist. Lõppkokkuvõttes taotlevad kõik 3 meetodit täpselt sama eesmärki. Ainus, mis erineb, on viis, kuidas seda saavutada. Siin on üks väga oluline detail. Varem tegid paljud inimesed seda tehnikat otse puu tüvele. Tegelikult on ka tänapäeval veel inimesi, kes seda teevad. Mina isiklikult seda ei soovita. Miks? Sest me võime saavutada täpselt sama eesmärgi, kui teeme seda oksa peal, ilma et peaksime puutüve puutuma. Nii et kui otsustad seda tehnikat proovida, on mu soovitus väga lihtne. Tee seda alati oksa peal. Ja kui teed seda esimest korda, proovi ainult ühe oksa peal ja vaata, kuidas puu reageerid. Ja kui näed tulemust, saad ise otsustada, kas tahad seda ka teiste okste peal kasutada. Soovituseks võib seda teha ka umbes 30 või isegi 50% puuokstest. Nagu 2 eelneva meetodi puhul, on ka seda tehnikat kõige parem teha umbes 6 aega enne õitsemist. Ja nüüd tead juba 3 väga lihtsat tehnikat, millel on sama eesmärk. Soodustada õitsemist, et saada puid, mis annavad palju rohkem vilja, või äratada need puud, mis ei taha kunagi vilja kanda. Ja nüüd tahaksin ma teada ühte asja. Millise viljapuuga sul on probleem? Jäta mulle siia alla kommentaaridesse ja ütle ka, millisest maailma otsast sa meil vaatad. Väga paljud inimesed kirjutavad mulle, öeldes, et neil on mitme aasta vanused puud, kuid nad pole siiani suutnud korjata ühtegi vilja. Nii et räägi mulle, milline on sinu olukord, sest ma loen kõiki kommentaare ja need aitavad mul teha uusi videoid, mis teid tõeliselt aitavad. Ja kui see video sulle meeldis ja oli kasulik, siis ära unusta kanalit tellida, panna üks korralik meeldib ja jagada seda kõigiga, kellele meeldivad viiapuud, taimed või aed. Suur aitäh, et olid täna jälle minuga. Kohtume järgmises videos.